Seeblumi suguvõsa on suhteliselt noor ja väikesearvuline, võrreldes teiste vanade ja suurte suguvõsadega käsmus nagu kaamanid, pruunid, männikud. See suguvõsa sisaldab ka ühe välja selgitamata saladuse, kust üldse on see perekonnanimi tulnud. Nimede paneku registris 1834–1835 aasta kohta, mis puudutab Aaspere ja Palmse mõisavaldade rahvast, siis anti perekonnanimed ehk nagu rahvasuus räägiti priinimed. Seda nime ei esine teiste nimede hulgas. Eellugu, kuna esimene Seeblum oli Joosep Matli poeg, sündinud 1839. aastal, surnud 12. detsembril 1922. aastal, siis alustan tema ema Matliga, kelle juured päritolu on minu poolt läbi uuritud. Jürriska Joosepi tütar Matli oli sündinud 1814. aastal hilisemas Priidiku talus. Tema isa Joosep eluaastat 1786–1836 oli Priidiku talu peremees aastatel 1811–1816 ja 1820–1834. Vahepealsetel aastatel oli ta negrutina saariarmees teenimas. Matli ema Kai, sündinud 1780. aastal, Joosep, ühe hooga vanaisa, oli Jürriska Jüripoeg Preedik, sündinud 1712. aastal. 2 aastat peale viimast suurt katku suure põhjasõja ajal, ehk nagu Haljala tolleaegne kirikuõpetaja magister Konstantin Munkelder on sünniregistrisse märkinud 2 Jahre darauf große Pest. Jüriska Jüripoeg Preedik suri 1775. aastal. Tema väärib suuresti äramärkimist, kuna ta on Kaamani, Männikute, Estlanite, samuti nagu Seeblumite suguvõsa esiisa ehk tõeline grand old man. Jüriska Joosepi tütar Matli läbis leeriõpetuse 1832. aastal, sai 1834. aasta aprillis perekonnanimeks Veintrup koos isa Joosepi, ema Kai ja vend Jakobiga, kes oli sündinud 1818. aastal. 8. hingeloenduse ajal 20. märtsil 1834. aastal elas see perekond Jürriskal Preedikul. 5 aastat hiljem, novembris 1839, sünnib Matlil poeg Joosep, kes kantakse sünniregistrisse Joosep Matli poeg Seeblum. Miks ema Matli poega oma nimele ei võtnud, oli ju tal priinimi Veintrup. See jääb vist igavesti aegade saladuseks. Tollane Haljala õpetaja on sünniregistrisse lisanud Matli kohta lisamärkusena eine alleinstehende Mutter. Õpetaja oli siis Toomas Ferdinand Stritter. Ta oli koseõpetaja poeg, eluaastat 1810–1880. Olgu lisamärkusena öeldud, et tol ajal sündis küllaltki mitteseaduslikke lapsi, siis aga märgiti sünniregistrisse ema poolt vabalt tunnistatud isa nimi, kui aga isa oli paruni soost, nagu antud juhul kahtlustati, siis paruni au ei lubanud seda teha ja saksa soost õpetaja kindlasti oleks keeldunud sellest. Sugulaste hulgas on räägitud, et Joosep polnud paruni sigitatud. Kui Matli oli Aaspere suvitusmõisas teenijaks. 9. hingeloenduse andmel, mis viidi läbi 1850. aasta oktoobris, on märgitud. Juulis 1842 on Hiiumaalt Putkast tulnud käsmu Hans Simonov Punis, kellega Matli on abiellunud ja on kirjas
Magi Matli Punis. Magi tähendas vana, vaba ema. Freie Mutter. Hans Simonov Punnis sureb 1847. aastal. 1845. aastal on aga veel sündinud Matlil poeg Hansu poeg Punnis. Viimases 10. hingeloendis, mis viidi läbi 1858. aasta veebruaris, on punkt 65 märgitud ühtse perekonnana. Matli Joosepi tütar Punnis 44 aastat vana, Hansu poeg Punnis 13 aastat vana ja Joosep Seeblum 19 aastat vana. Mis aastal Matli preedikult Jüriskalt lahkus ja miks lahkus, pole teada. On aga teada, et 1844. aastal on Hiiumaalt Käsmu saabunud perekond Jaksan. Parun Tellikshausen on nad paigutanud preediku krundile asuvasse tühjasse majja, kus varem elas Matli oma vanemate ja vennaga, kes olid arvatavasti selleks ajaks surnud. Veel on teada, et parun andis Hiiumaalt saabunud perekonnale uue nime, ühele vennale surnud peremehe nime Veintrup ja teisele vennale Johanson, kes on Käsmu Veintrupite ja Hansonite esivanemad. Matli surmaaeg on 1870. aasta. Matli poeg Joosep asub Lepiku vabadiku kohale, abiellub Anna Jaakopi tütar Pruuniga Laurimäe talust. Anna eluaastad 1842-1873. Sellest abielus sünnivad pojad Johannes 1867-1928, kes abiellub Marie Pruuniga Aadamilt. Marie eluaastad 1868-1952. Johannes lõpetab Käsmu merekooli 1887. aastal kaptenieksamiga ja ostab hiljem parun Eduard Tellingshausilt Mäetalu, kuhu tema isa Joosep ehitab aastatel 1890-1895 uue maja ja taluhooned. Johannes on oma vendadest kõige vanem, laevaomanik ja kapten, osanik mitmes laevas ja jõukas mees. Werner Seeblum rääkis, et oli kõikisid oma nooremaid vendi ja õdesid materiaalselt aidanud, kes seda vajasid. Järgmine Joosep Seeblumi poeg oli Jaakop, eluaastad 1871-1931. Ka tema oli lõpetanud Käsmu merekooli, oli kapten ja laevaomanik, ehitas silla otsa uue maja. Jakob Seeblum abiellus Miina Toomase tütar Veintrupiga Ristu talust. Nende lapsed, Marie Jaakopi tütar Seeblum oli vallaline, sündinud 1900. Joosep, sündinud 1902, oli merimees, emigreerus Ameerikasse. Julius, sündinud 1906, oli kapten, emigreerus Saksamaale. Richard, sündinud 1907, surnud noorelt. Bernhard, sündinud 1909. aastal, abiellus Pärja Rünk Kalaojalt. Lesestunud Joosep Seeblum abiellub Matlena Elbergiga Võsu Sagadis üsna varsti pärast esimese naise Anna surma, jäid ju järele väikesed pojad. Johannes 5-aastane ja Jaakob 2-aastane. Sellest abielus sündib 7 last, 2 poega ja 5 tütart. 4 tütart surnud, poeg sõjast, esimesest ilmasõja ajast kaduma jäänud. Need andmed võetud Käsmu surnuaia matmise raamatust. Matlena Seeblumi surma registreerimise ajal 1928. aastal
Matlina oli surres 84 aastat ja 10 kuud vana, olnud lesk 5 aastat ja 10 kuud. Surmaaeg 22. oktoober kell 6 hommikul, maetud 24. oktoobri kell 2 päeval. Joosep Matlipoeg Seeblu, surnud 12. detsembril 1922. aastal õhtul kell 5, maetud 19. detsembri kell 11 hommikul. Matlina ja Joosep Seeblumi lastest nii palju kui tean. Pauliine Joosepi tütar Seeblum, sündinud 1876. aastal, surnud 1949. aastal, oli vallaline, noorena Mäetalus koduabiliseks. Hiljem sõitis Aurikutes kajutiteenijana ja kokkana, omas Tallinnas Tondil oma maja, oli jõukas inimene, suri 1949. aastal. Olin tema matusel ja suhtlesin temaga, käisin sel ajal linnas koolis. Pärast tema surma kolis Hulda tema korterisse. Aliine Joosepi tütar Seeblum, sündinud 1883. aastal, surnud 30-aastasena vallalisena Langedõppe. August Joosepi poeg Seeblum, eluaastat 1881-1938. Abielus 1911. aastal Elisabeth Antoni tütar Pajosega Tooma Talus, sündinud 1885. aastal. Nende lapsed Eberhard 1912-1928, Werner 1913-1999, Matlina sündinud ja surnud 1914. aastal. Hulda sündinud 1919. aastal, surnud 2009. aastal.